Kõik peaksid selle 2x2 ruudustikuga tutvuma, sest selle aluseks olev loogika juhib poliitilisi meeleolusid Ameerika Ühendriikides. See seletab, mis on toimunud sisepoliitikas vastusena Iraani sõjale. Ja see seletab ka, mis saab edasi Trumpi toetusnumbritega pärast järjekordset tormilist hetke USA poliitikas. Tõepoolest, selle viimaseks näiteks on eilse õhtu kavandatud Valge Maja korrespondentide õhtusöök. Või vähemalt planeeritud õhtusöök. Selle katkestas väidetav tulistaja, keda kõik kahtlustavad, kuigi kinnitust pole, et ta üritas president Trumpi tappa. Las ma räägin kõigepealt sündmusest endast. Korrespondentide õhtusöök on iga-aastane gala, mis toimub Washingtoni Hiltoni hotellis. See asub umbes 1,5 miili kaugusel Valgest Majast ja kuni eilse päevani oli see kõige tuntum kui koht, kus üritati tappa Ronald Reagani. Reagan sai selles vahejuhtumis tegelikult kuuli haava ja mõnda aega polnud selge, kas ta jääb ellu. Seal toimub ka Ameerika Poliitikateaduse Assotsiatsiooni iga-aastane konverents, kui see satub Washingtoni, nii et olen seal oma elus mitu korda käinud. See on minu isiklik foto 2019. aasta konverentsilt tehtud järjekorrast, kus oodati süstikbussi teise konverentsihotelli. Võite näha terava nurga all olevat tahvlit, mis tähistab Reagani mõrvakatset. Igatahes, olles ise mõnel korral maailma liidrite läheduses viibinud, üllatas mind eilne turvasituatsioon Hiltonis. Katlusa Lune põhimõtteliselt joolotas otse läbi turvaperimeetri ja oli presidendile nii lähedal, et lasud olid kuuldavad. Kuigi, kui ma seda kirjutan, pole veel selge, kas lasud tulid kahtlusaluselt või salateenistuse agentidelt, kes üritasid teda maha võtta. Ilma turvameetmete konkreetseid üksikasju avaldamata võin öelda, et ma pole kunagi olnud olukorras, kus see oleks isegi kaugeltki võimalik olnud. Esimene turvaperimeeter on alati piisavalt kaugel, et igaüks, kes üritaks sellest läbi murda, peaks enne kellelegi olulisele lähedale jõudmist vähemalt minuti jooksma. Lisaks on alati vähemalt teine kiht turvet esmase kontrolli ja vippidele ligipääsu vahel. Seetõttu tekitab see juhtum küsimusi salateenistuse planeerimise kohta. Samuti kogu selle ürituse korraldamise mõistlikkuse kohta tegutsevas hotellis, kus ka kahtlusalune peatus. Lisaks sisemaistele poliitilistele ohtudele oleme hiljuti arutanud, miks militantsed rühmitused võivad tüüda Ameerika Ühendriikides tähelepanu tõmmata, et suurendada teadlikkust oma rühmituse olemasolust. Tavaliselt mõtleksime selliste asjade puhul pehmetele sihtmärkidele, kuid mure püsib ka kõrgemal tasemel. Samuti ei ole üllatav, et enne õhtu lõppu kiitis Trump juba ehitamisel oleva Valge Maja uue pallisaali kasulikkust, kui võimalus tagada parem turvaperimeeter. Ta kasutas seda võimalust väga hea meelega ära, kuid selles osas ei eksinud ta. Igal juhul keskendub tänane vestlus peamiselt võimaliku atentaatkatse poliitilistele tagajärgedele. Sotsiaalmeedias ei pea kaua otsima, enne kui leiad vandenõuteooriaid selle kohta, et tegemist oli sisetööga. Et see oli lihtsalt katse koguda presidendile avalikku toetust rahvusvahelise kriisi ajal. Mul ei ole mingit siseteamet selle kohta, mida Valge Maja väidetavalt selles osas teha üritas. Üldiselt kutsuksin ma kõiki, kellel on selline vaatenurk, tõsiselt mõtlema sellele, kui keeruline oleks lavastada atentaatkatset päris laskemoonaga, eriti kui üks salateenistuse ohvitser ka päriselt haavata saab. Ma soovitaksin ka märkida, et Trump on ajalooliselt ebapopulaarne president, kes on võtnud kõige poliitilisemalt polariseerivamad seisukohad, mida keegi elus olevatest mäletab. Ja kuigi ma ei soovitaks poliitilistel radikaalidel hakata teda tapma, ei ole poliitika nullsumma mäng, ning see muudab olukorra Ameerika Ühendriikides tervikuna ainult hullemaks. Võib-olla ei peaks meid üllatama, et mõned inimesed viivad asjad äärmuseni. Et me ei unustaks, et selles maailmas on tõelisi hullumeelseid. Et me ei unustaks, et Reagani mõrvakatse toimepanija üritas presidenti tappa, sest ta arvas, et see avaldab muljet Jodie Fosterile. Ja, näitlejanna Jodie Foster. Ja kui see ei ole kõige rumalam lause, mida ma kunagi öelnud olen, siis ma ei tea, mis on. Igatahes, tagasi 2x2 ruudustiku juurde. See on miski, mida oleme jälginud sellest ajast, kui Ameerika Ühendriigid koondasid armaadat Venezuela lähistele, mis tõepoolest kulmineerus Venezuela presidendi Nicolas Maduro vahistamisega.
Tol ajal oli palju arutelusid selle üle, kuidas tegemist oli suure wag the dog olukorraga, kus president üritas tekitada lipu ümber koondumise efekti, et tõsta oma langevaid küsitlustulemusi. Analüütikul nagu mina on väga raske enesekindlalt ennustada, mis rahvusvahelistes suhetes juhtuma hakkab. Maailmasüsteem on nagu privaatse teabe supp ja minul ning minusugustel on võimatu teada kõiki neid saladusi, mida USA ja iga välisriigi valitsus teab. Seepärast peaksitegi pilkama minusuguseid inimesi, kes väidavad, et teavad täpselt, mis juhtuma hakkab. Näiteks need, kes väidavad, et Putiniga on kõik, on lihtsalt teesklejad. Võib-olla ta ongi. Võib-olla ta ei ole. Me ei tea. Aga mõju avalikule arvamusele, eriti nendes küsimustes, on märksa etteaimatavam. Kui Venezuela olukord kujunes, märkasin, et selline poliitiline strateegia ei oleks tõhus. Ja tõepoolest, hoolimata sõjaliselt hiilgavast operatsioonist Maduro vahistamiseks, ei hoolinud Ameerika avalikkus sellest sisuliselt üldse. Küsitlused näitasid kas muutuse puudumist või jäi igasugune erinevus vea piiridesse. Kuigi operatsioon oli taas sõjalisest vaatenurgast tohutu edu ning kõrvaldas juhi, keda paljud endised presidendid olid tulutult püüdnud vähem agressiivsete vahenditega eemaldada. Ja põhjus, taaskord, on see 2x2 ruudustik. Edukas lipu ümberkoondumise efekt peab muutma mittetoetajad toetajateks. See mehhanism, mille kaudu see juhtub, on see, et inimesed, kes ei toeta presidenti, kuid usaldavad presidenti, muudavad oma varasema seisukoha. Võib-olla nad ei usalda presidenti, kuid nad usaldavad siiski ametikohta ja positsiooni. Ja kui nad näevad kriisi, tahavad nad anda oma toetuse, et anda Ameerika Ühendriikide valitsusele võimalus võtta asjakohaseid meetmeid. Rahvusvaheliste konfliktide teooriad annavad harva sisukaid ja kontrollitavaid hüpoteese, mida me saame seejärel andmetes kinnitada. Aga see on üks neist. Toetuslainete ulatus on tegelikult piiratud usaldusega valitsuse vastu. Seetõttu saame siin ennustustes olla kindlamad, erinevalt näiteks sellest, millal täpselt Ukraina ja Venemaa vahel kokkuleppe saavutatakse. Inimesed, kes teesklevad, et on mänguteoreetikud, ütlevad, et nad suudavad tulevikku ennustada. Ja kahjuks on osa avalikkusest selle omaks võtnud. Tõelised mänguteoreetikud teavad, et see distsipliin ütleb meile, et tuleviku ennustamine on võimatu, vähemalt enamikes olulistes strateegilistes olukordades. Avalikkuse reaktsioon nähtavale konfliktile jääb sellest raamistikust välja, mistõttu saavad sotsiaalteadlased selles osas olla veidi täpsemad. Ma ütlesin seda juba mitu kuud tagasi, aga ütlen seda uuesti. Ma tunnen palju inimesi, kes ei toeta ega usalda Donald Trumpi. Ma tunnen palju inimesi, kes toetavad ja usaldavad Donald Trumpi. Ma tean isegi hulka inimesi, kes toetavad, kuid ei usalda Donald Trumpi. Aga ma ei tea ühtegi inimrühma, kes ei toeta, kuid siiski usaldavad Donald Trumpi. Tegelikult aitab selle tabeli vaatamine mõista Trumpi kogetud vastupidist koondumise lipu ümber efekti alates Iraani sõja algusest. See märkimisväärne inimeste grupp, kes toetas, kuid ei usaldanud presidenti, vaatas olukorda ja teatas, et nende jaoks on kõik läbi. Hea meeles, et president läks valimistele lubadusega vähendada välismaiseid seotusi. Kui keegi usaldas Trumpi, siis ta vaataks tema tegude ja kampaania rõhutuste vastuolusid, järeldaks, et tal peab olema hea põhjus oma seisukohast kõrvale kalduda ning toetaks teda. Aga nad ei usalda teda ja seetõttu tema toetusprotsent jätkab langemist. On raske ette kujutada, et avalikkuse reaktsioon oleks kuidagi teistsugune pärast Valge Maja korrespondentide õhtusööki. Küsige avalikkuselt, mida nad arvavad võimalikust atentaadikatsest ja te kuulete palju kaastundlikke kommentaare selle kohta, et Ameerika Ühendriikides tuleks poliitilist retoorikat vähendada. Küsige neilt, kas nad on oma poliitilist arvamust Trumpi suhtes muutnud ja te saate palju vähem vastuseid. Tegelikult teame seda Butleris, Pennsylvanias toimunud atentaadikatsest tingitud tagajärgedest. Seal tulistas ründaja tegelikult Trumpi pihta. Kuid tema toetusnumbrid paranesid pärast seda vaid veidi ning kõik mõjud olid sisuliselt märkamata juba nädal hiljem, kui Biden loobus kandideerimast ja Harris astus asemele. On armas ajalooline lugu tagantjärele öelda, et Butler kindlustas Trumpile novembrikuu võidu.
aga alternatiivne hüpotees on see, et ameeriklasi huvitab ainult taskukohasus ning Bideni administratsioon lasi selles osas asja käest. Ja selle alternatiivse hüpoteesi parem omadus on see, et see seletab ka seda, mis toimub tänapäeva Ameerika poliitikas. Avalikkus vihkab Iraani sõda, sest see põhjustab bensiinihindade järsku tõusu, millel on suuremad mõjud inflatsioonile. Lugu atendaadist on hea poliitiline ettekääne, sest see jätab mulje, nagu oleks demokraatide kaotus olnud täiesti nende kontrolli alt väljas. Aga see on vale õppetund, kui tahad tulevastel valimistel konkurentsivõimeline olla. Viimane märkus siia lõppu. Lipu ümber koondumine ei ole ainus kasu, mida juhid kriisi algatamisest saavad. Iga uudis, mis pälvib avalikkuse tähelepanu, suunab meedia tähelepanu kõrvale teiste tähelepanuväärsete toimikute uurimiselt. Sama kehtib ka siis, kui kongress alustab oma uurimisi. Seega, et vastata tänasele kesksele küsimusele, kas see suurendab Trumpi toetust küsitlustes, siis vastus on ei, vähemalt mitte märkimisväärselt. Kas sellel on tema jaoks siiski positiivne mõju? Võib-olla. See ongi kõik minu poolt täna. Sõbralik meeldetuletus, et mul on käimas sari Lines on Maps Extra kanalil, kus ma veedan 8 minutit vastates teie olulistele küsimustele. Vaadake seda kindlasti. Ja kui teile tänane video meeldis, siis palun pange like, jagage ja tellige kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Hoidke end!